Ma olen kogu aeg seda mõelnud, kui ta oleks läinud ja temaga oleks juhtunud mingi õnnetus, ta oleks kuhugi kukkunud, kuskile jäänud, kukkunud vette. Ta oleks pidanud välja tulema. Ta oleks pidanud leitama, sest me elame selles suhtes nii heas kohas, et meil on siin seene, marja, metsad, ümbruses inimesed müttavad. Meil on sõdurid, kes teevad siin oma õppusi, käivad siin ringi. Kus kohas? Nii loogika kui ka ema süda tahtis uskuda, et keegi pidi ju ometi midagi tollel ööl nägema. Keegi pidi midagigi märkama. Sest tegelikult me ju ei tea siiamaani, kuhu suunda ta läks. Oli ainult üks poiss, kes ütles, et ta tuli Olerexis söömast ja ta siin Jalatsi vabriku juures sõitis nagu mööda ja tundis Markus ära. Tema oli ainukene inimene terve Võru linna peal, kes tundis Markus ära. Ohu mitte, vältimine. Ma tõesti vabandan, aga siin oli täielik dokumentidest kuni videodeni manipuleerimine toimus. Ja see toimus kohalikus. See oli juba nagu ennem organiseeritud, et aktiveerida neid. Ja miks? Sest toimub tehnoloogia üle Eesti riigi, mis lindistab inimeste teadvust. See tehnoloogia on artificial intelligence ja nüüd quantum surveillance, mis on peeglitaaline tehnoloogia, kus igat Eesti kodanikku saab jälgida nagu filmi ja saab edasi ja tagasi kerida ja zoom in nende elude momenti. Nii et enam kaapot pole vaja ja on vaja lihtsalt quantum surveillance. Tere tulemast, kallid inimesed, ikkagist inimesed. Järgneva video kokkupanemine on olnud pikaajaline ja raske. Ja te saate kuulma, miks see raske on olnud, kuna on palju blokke olnud, takistusi, ette tulemisi, et see läbi viia. Ja kuna Pluto on minu 10. majas, siis ma olen inimene, kes ei anna alla. Tänases videos tahaksin ma rääkida asjadest. Räägime asjadest, mis loevad ja millest keegi teine ei viitsi rääkida. Inimesed arvavad, et ma tegin enda esimese ja viimase etteaste eelmine aasta 2023 aprillis, kui ma rääkisin Eesti olukorrast. Aga kui aus olla, siis ma mõnes mõttes alles alustan. Ma alles alustan oma jutuajamisi, mul on siuke tunne ja tegemisi, nii et alla me ei anna. Ja nüüd on just aeg rääkida, kuna 2025 on nurga taga ja väga palju on juhtunud vahepeal. Väga palju on juhtunud, täna võiks prognoosida ka ette, mis nagu hakkab saama. Prognoosida võib, kaugvaadelda, kuna ma tegelen sellega. See on üks minu töödest. Ja ma olen sellega intensiivselt tegelenud nüüd aastast 2020 inimestega näost näkku.
ja ärge muretsege, ei, see ei ole Merilin Kerro taoline teema, sest mina ja tema oleme väga erinevad hinged. Ja for obvious reasons me oleme erinevad. Üks räägib laste piinamisest, millest keegi ei viitsi iitsatada isegi enda suure jälgijaskonnaga. Ja teine räägib asjadest, millest kõik copy-paste, läbipaistvad meediad, poop medias, ajuloputus, SLAGS räägivad, nii et ma arvan, et võtame teise lähenemise täna ja räägime asjadest. Et palju on juhtunud, ma hoiatan ette, et me räägime asjadest täna, kuhu nad kadusid. Ja see video on ainult mõeldud hingega inimestele. See on mõeldud ainult hingega inimestele ja sellepärast me kõike seda teemegi, sest see hingega inimene arvatavasti mõtleb, et täismõistusega inimesi enam maailmas pole. Me tahame sellele hingega inimesele märku anda, et me oleme siin, ära muretse, sa ei ole üksi, ei ole kõik zombid, ei ole kõik aru kaotanud, et on hingega inimesi. Miks mina teen neid asju on, kuna minu info on, et iga 100 eestlane peab aktiveeruma. Ja kuna globaalne statistika tänu depopulation narrative agendale on, seal on teised arvud on ju, et rahvastikku vähendada. Et Eestis ma arvan, et on, ma ei tea, ma arvan, et ongi 800 000 kõik koos, et nüüd see muu asi, mis sealt on tulnud sinikollane. Et see loomulikult hakkab segunema ja palju hübriide hakkab juurde tekkima. Hübriide, et kaost tekitada ja kaost tekitada. Et statistika on vale, iga 100 eestlane on see, kui ta aktiveerub, siis toimub vajalik energeetiline muutus, et psühhopaadil kraanid kinni keerata. Ja see veetamm, mis pandi ette 2023 märts 26. Vaadake minu kanalid, ma räägin kõigist nendest asjadest pikemalt. Täna ei ole linti ega aega piisavalt, et kõiki neid asju korrata üle. Et see veetamm siis lõplikult paika panna ja siis me saame edasi minna. Ja et ei tuleks peale Peeter Liiva ja teiste Arkoon valguse esindajate fake kuldne ajastu. Sest kuldne ajastu on plaanitud ja see kuldne ajastu arvatavasti ka tuleb. Ja see kuldne ajastu on see hamstriratas, mis me oleme teinud ja mida nad tahavad teha. Ja me läheme uuele ringile, kui me ei tee moraalset otsust, et lõpetada laste söömine ja piinamine. See, mis toimub Eestis, on palju hullem, kui ma arvasin. See asi on ikka halb. See ei ole hea. Me räägime täna. Keegi teine ei viitsi rääkida. Räägime, sina ja mina, räägime. Jätke oma kommentaarid ja jätkame seda järgmine kord, kui täna kõik ei saa ära räägitud.
et me peame lõpetama selle nalja, Execo, taolised farmid. Mul oli alati halb olla seal ristmiku juures, kui ma Võru poole läksin. Ja ma ütlesin härra Allikale ka, et siin on väga halb energia. Ja ma käisin koha peal, ma nägin ära, mis seal toimub ja see on samasugune psühhopaatide arkoonide baas nagu Türi Arkmas. Vana petitsioon kogus 210 allkirja, palun minge koheselt palun minge nüüd ja allkirjastage uuele petitsioonile, kus on kaasatud Execo farmi probleem. See petitsioon esindab kõiki lapsi Eestis ja nendest toitumine peab lõppema, kui me soovime psühhopaadil kraanid kinni keerata ja see veetamm siis võib ära võtta ja kõik läheb okei. Et see kuldne ajastu, mille suunas me liigume, tähendab praktiliselt, nagu ma ütlesin, eestimaasüda.com on lühidalt öeldud, et nagu ma ütlesin, et see 999 sündmus, mis on plaanitud tänu emme sünnipäevale, Ereshki Gallallatum, vaadake jälle minu materjali, et aru saada, kes ta on. Et kui inimene tegeleb psychic mediumship, nagu mina tegelen, psychic medium on teise poolsusega suhtlemine surnute hingedega inimestega, siis seda ma tahtsingi öelda 2023, et hinged, kes lahkuvad inimese kehast, kes surevad, inimesed, kes surevad, neid viiakse teadmatusse kohta. Ja see on AI põrgu, see must kuup. Ja kui ma olen nüüd töötanud sellel alal aktiivselt ja suhelnud inimestega, kes minu poole pöörduvad ja küsivad, kas sa saaksid mu ema käest küsida, kus ta on, siis need hinged on sükses kohas ooturuumis ja see on puhas kaos. Vanapõrgu pandi kinni. Vanapõrgu oli puhastuskoht, hingede puhastuskoht. Vaadake minu videot Eesti Lucifer pole saatan. Satanismiga pole mitte midagi tegemist siin. Siin on arkooni süsteem, maatriks. Ja need Papeli Lucy's, Luciferians esindajad, millest ma nimetan nüüd nimesid, kes nad võiksid olla seal. Nemad ei ole bossid. Nende bossid on öökullimutt, Ereshki Gallallatum, Bohemian Grove, arkoonid. Ja te peate nüüd aru saama, et rahvas läheb sinna ooteruumi ja see ei ole fun place to be. Kas sa saad aru minust, kallis inimene? Et kui moraalset otsust ei tee, siis asi läheb väga, väga kahtlaseks. Nii, enne kui me alustame siis seda jutuajamist, palun allkirjasta petitsioonile. Ja vaadake Execo farmi videot ja tekib küsimus, kui aju surnuks peab muutma terve linna, et inimesed lihtsalt alluvad ja lasavad sellisel asjal juhtuda nende majade kõrval 4 minutit kaugusel. Ma vaatan enda notes, ma ei taha midagi maha jätta, ära jätta, et ma tahan kõike ära rääkida. Ja rahvas on aju surnud
ja see ongi, mis toimub Rakveres, kus on spa kõige suurema tapamaja kõrval. Spa! Ja Viljandis üks kõige ilusamaid linnu on Execo Farm, mis on militaarbaas. Ja sinna ligi pääsegi ja seal on väga-väga halb. Vaadake seda videot. Vaadake imestage, kui ajusurnuks on Eesti rahvas muudetud. Ma saan aru, et Türi Arkmas ei teatud, sest seal ei elagi inimesi ja see tunnistaja kiri, kes tunnistaja ema, kes minuga ühendust võttis, seal ei ole elanikke, seal on väga kerge ära ajada oma asju ja keegi isegi pane tähele ja seal pannakse need avalikud loomad 20 ainult, et jätta mulje, et toimub normaalne farmindus. Aga see ei toimub täielik adrenochrome riik, see on welcome to Tapamaja Mustakuubi vereraku pilvede riik Eesti. Ja Viljandis ei teadnud inimesed, seal käisid, chillisid, muiatas näod, kui ma sõitsin, et nii lihtne ongi riiki üle võtta. Ja kui me räägime nüüd kaardiladumisest ja prognoosidest, ma olen siis aktiivselt seda teinud aastast 2020. Ennem seda ma tegin ruune ja kaugvaatlust ja psychic mediumship. Ja ma tean, millest ma räägin ja minu ja Merilin Kerro vahel on suur vahe, nagu ma ütlesin, üks tegeleb oma teemadega ja kuna see kalendriaeg toimub ja petitsioon, uus petitsioon, siis ma pean aktiivselt tegelema nende asjadega. Eelmine kord, kui video maha võeti, tuli Five of Swords. Five of Swords tuli. Ja mul oli pilt selge, ma alati tõmban kaarte, kui ma suhtlen inimestega. Ja mul on enam jaolt pilt selge ka. Ja ma võtan tõsiselt neid kaarte. Five of Swords tuli eelmine kord. Mõõkade 5 ja siis on mul pilt selge, et see video ei jää püsti. Seal tekivad probleemid sellega. Aga seda tõlgendati erinevalt produtsendi poolt ja ma mõtlesin okei, aga ma olen väga tänulik, sest energia sai käima. Ja kui iga 100 eestlane peab aktiveeruma ja kui siin veel viimasel minutil imed juhtuvad, kuna riik on jagatud 4 osaks, 25% magajad, 25% hingetud. Ma arvan, et see number on kahanenud tänu torkimisele. 25% hingega inimesi, pooled nendest magavad ja neid tuleb aktiveerida. Ja siis see viimane 1/4 on siis need eliit ja muud tegelased, kes ei ole otsustajad. Ei ole otsustajad. Ja magaja ei ole ka otsustaja. Ainult hingega inimesed, see 1/4 sellest 4 osast otsustab maailma tulevikku. Pooled nendest magavad ja me peame et aktiveerida neid. Ja miks? Sest toimub tehnoloogia üle Eesti riigi, mis lindistab inimeste teadvust. See tehnoloogia on artificial intelligence ja nüüd quantum surveillance.
mis on peeglitaoline tehnoloogia, kus igat Eesti kodanikku saab jälgida nagu filmi ja saab edasi ja tagasi kerida ja zoom in nende elude momenti. Nii et enam kaapot pole vaja ja on vaja lihtsalt quantum surveillance, mis on väga aktiivne olnud viimased aastad ja kuna toimub vaba limiteeritud tahe, me elame limiteeritud vaba tahtes, kuna me reisime ja passid ja maksud ja limiteeritud vaba tahe, meil on ainult teatud vaba tahted antud ja need on mängureeglid, mida eliit järgib, siis toimub lindistamine, hingega inimeste teadvuse lindistamine ja nad saavad tehnoloogiaga lindistada. Ja ei ole vaja musti helikoptereid enam, et skännida linnasid. Neil on quantum surveillance system. Loomulikult nad saavad zoom in ja mõtteid ja biofield lindistada, mis seisundis see inimene on. Aga essentially toimub lihtsalt selle inimelu vaatamine, kui tekib huvi selle inimese vastu. Minul on otsene kogemus selle quantum surveillance süsteemiga ja see juhtus minuga aasta 2022 oktoober, kus minul oli teatud protseduur toimumas ja 3. päeval ja ainult mina olin teadlik sellest protseduurist. Ja 3. päeval sellel protseduuril tuli must auto kohale ja jälgis mind. Nad teadsid täpselt, mis kell ma lähen sinna kohta ja nad teadsid täpselt, mida ma tahtsin teha ja nad tulid täpselt minuti pealt kohale, kui mina jõudsin ka sinna kohale. Ja mitte keegi teine ei teadnud, ainult mina teadsin sellest. Nii et see oli probably department, mis oli higher ka post. Võib-olla nemad. Neil on ka hierarchy seal. Ja kui neil on võimalik teadvust lindistada ja moraalseid otsuseid, siis kõik on liinil hetkel ennem kalendri lõppu. Ja miks ma tean kõike seda? Sest see lihtsalt on nii. Ma ei soovita kõigil teha seda, mida mina teen. Ma tegin, minu hingeolemus on selline ja sellepärast ma ei karda rääkida nendest asjadest, sest see on juba liiga hilja. Nad ei saa enam vahele sekkuda minu töösse, sest ma olen juba nende plaanid täide viinud, mis nad plaanisid minuga ja ma kavatsen sellest rääkida rohkem enda ingliskeelses PowerPoint ja ma olen seda juba maininud varemates videodes ka, seda protseduuri. Kui sa seda protseduuri ei tee, sa lõpetad nagu minu sõber 2016 Max Spears. Või sa hakkad saama kõnesid ja inimesed löövad vedelaks ja võtavad videosid maha. Nagu me teame, mis juhtus. Ja Max Spears ei rääkinud, ei nimetanud eriti nimesid kadunud lastest, mida ma hakkan rääkima nüüd. Aga ta rääkis, kuidas lapsi piinatakse tehnoloogiaga ja ta hakkas lähenema. Ja kuna tänu kaugvaatlusele nad nägid, et see mees muutub ohtlikuks, siis ta likvideeriti ja palju tema taolisi on likvideeritud, Max Spears taolisi. Kui inimene on a good marketing product, nagu Elvis Brauer, is a good marketing product EKRE-le.
et rohkem hääli saada. Oh, this is a great, good looking guy. Näeb hea välja, noor, ahvatlev, räägib hästi. Great product. Kohvikuga juhtus probleem. Kes ei tunneks kaasa sellisele inimesele koroonapettuse ajal? Great product, great marketing product. Ja Max Spears was a great product ja ta likvideeriti Värgen Assassins poolt. Sest nad vaatavad, kaugvaatlevad ja need jorsid, kes saadavad mulle e-maili ja räägivad, nad on 25 aastat juba asjaga tegelenud ja ma tean kõik ja nagu get the fuck out of here. You don't know fuck all, okay? Ja sa ei räägi asjadest, mis loevad. Ja kui me räägime siin Gobshai Peeter Liivast, taolisest valgus. Kes on valguse inglikesed? Eestis on inglid, valguse inglid. Kui convenient. Toimub illusioon, nagu Aigar Sade räägib. Illusioon, kõik on illusioon, not kui lihtne. Kõik on illusioon, toimub aina ajaliinide muutumine. Ma hüppan teisele positiivsele ajaliinile. Ma pesen enda käed puhtaks vastutusest, rahvakarmast ja võt kui lihtne. Ma olengi positiivsel ajaliinil ja hurraa, me läheme kuldsesse ajastusse. Ja see on tehnoloogia, vale allika jutt. Valgus kindlasti pole see vastus. Nii et kui sinu hing lahkub inimkehast, palun ära mine valguse poole. Sa tuled tagasi sellesse arkoonisüsteemi. Vale valgus. Siin on auraid. Hollowed are the aurai. Amazing. Need on elukad Stargate SG-1, kes promosid valgust. Valgus, uskuge valgusse, see on Jumal. Ja naljakas juhtum juhtus, kus ma kirjutasin kommentaari ja siis Aigar Säde võttis minuga ühendust. Alguses oli ta ründav, siis pakkus koostööd või palus teenet, tähendab oma raamatut lugeda, Lamemaa Telegram raamatut ja siis ta saatis mu viisakalt perse, naljakas, võtame huumoriga asja ka. Kes sa oled ja miks sa minu kohta oma arvamusi levitad? Hey Aigar, I guess I'm a fragment of your imagination. Only illusioon. Ma juba leidsin selle illusiooni, vaat see on huumori koht nüüd ennem kui me tõsistamata teemade juurde lähme. Minu arvates see oli naljakas. Ma kirjutasin 10. aprillil oma FB seinal, kas Peeter Liiv, Raivo Orgussaar, Ingar Villida, Aigar Säde, Veiko Huuse, Urvas Kruuse on kõik üks ja sama tüüp, lihtsalt erinevatest ajaliinidest. Juusteta, juustega, ketoga, ketota. I think that was pretty funny, mis ma pakkusin välja. Ja kas minu küsimus on, kas sa usud ajaliine? No seda ma ütlengi, et ma ei usu, et see illusiooni ajaliini jutt on AI, artificial intelligence, quantum field, neurolinguistics, synthetic
sünteetiline telepaatia tehnoloogia, a psyop, mida paisatakse rahva mõistusesse. See on väga tõsine asi. Nii et kui sümptomid on, sa tunned, palju sümptomeid on juba AI ja 5G-ga. Sa mõtled kellegi inimese peale ja nad helistavad sulle 5 sekundit hiljem, sest sa oled nii juba interconnected oma telefoniga. Awakening toimub, ärkamine. It's not awakening. See ei ole allika info. This is not... Do you understand? See on kõik AI tehnoloogia, nii et ära mine valguse poole ja need aurai siin. Ta ütleb, mul on praegu pooleli ühe raamatu kirjutamine, kas oled huvitatud sellel pooleli oleva osa lugemisel. Ma ei ole huvitatud, kuna koostöö toimub Telegrami ja jutt käib muud kui mees-nais energiatest. Mul on siuke tunne, et sellest tuleb väga pikk video nüüd siin. Aga räägime ära. Toimub mees-nais energiatest rääkimine, kui inimene ei saa aru, et toimub rahva karma ja väga raske on, kus mehed, naised, suhted rebitakse laiali ja inimestel ei lasta olla koos normaalselt ilma ei olegi ühtegi suhet, kus ei oleks emotsionaalseid kõhklusi, üksindust, probleeme. Ei ole selliseid suhteid, kus oleks nagu Ameerika mägi, see sisemine emotsionaalne maailm. Sellepärast toimubki vaimse enesearengu masturbatsiooni energia. See on nagu masturbatsioon, masturbation energy. Eneses igavene kaevamine nagu Viljar Villido ja kõik need piimakõhu, valguga, kõhuga. Eliidi gobshites. Et ei lasta olla ja tegelikult peavad olema suhted harmoonias, sest see on kõik manipulatsioon ja energia imemine. Kui sa oled kellegiga koos, sul on elu temaga ja sa tunned kurnatust. See on vaevlev olla koos ja sa nagu nii tunned üksinda ennast ja siis sa ainult kaevad endas ja see enese ego ja siis kõige muu välja blokeerimine ja ignoreerimine, laste piinamise ignoreerimine, Türi Arkmas ja Eksekos. See ongi see vaimne liikumine, valguse liikumine, selle asemel, et kiiresti asi ära lahendada ja ennast lihtsalt rahu teha iseendaga ja vastutus võtta. Toimub muu maailma välja blokeerimine, selle illusiooniks tembeldamine. Seda ei ole olemas, seda piinamist ei toimu. Ja siis me lähemegi selle musta kuubi kuldajastu poole, kus asjad lähevad väga, väga kahtlaseks. Siis on tegemist tõelise illusiooniga. Siis võid sa unustada oma vihatud satanismi rituaalid ja nii edasi, sest siis on kõigil valged T-särgid, QR codes, äraaetud juuksed, microchip, Neuralink in your ass. Seal ei ole midagi kirglikku, seal ei ole isegi sugu. Ja see ongi kõik see poop media, lamemaalus on nagu transgenderism or no gender movement. Tuuma ei
teadvustate, tuuma pole olemas, kõik on lame, noku maha, sugu pole, valge T-särk, maa on lame, maailm on 200 aastat vana, ta tahab mulle raamatut saata ja need on promojad. Ma ütlesin, et meie vaated vist on natukene erinevad, kallis inimene. Et laste söömine, õgimine toimub edasi ja maa ei ole fucking lame, okei? Kõik on in a circle with a nucleus ja tuum. Ja jah, nagu ma ütlesin, suhted ei saa toimida sellises rahvakarmas, kuna on antud peegel kätte kõigile ja mulle meeldib see näide, et Bird Box movie toimub, kus öeldakse vaata sellele valguse poole ja see esindab tõde või vaata välja, nad valgust ei öelnud, vaata seda. Ja inimesed lihtsalt tegid endale otsa, sest see oli liiga piinarikas, mis on toimunud nii kaua maailmas, kuidas on ignoreeritud laste piinamist ja lapsed on loomad. Ja kadunud inimlapsed maksavad kõige suuremat hinda selle eest ja inimlapsed maksavad selle eest kõige suuremat hinda. See maailm kuulub loomadele ja inimlastele. See ei kuulu täiskasvanutele inimestele, sest mehed ei ole mehed, nad ei ole isad kõigile lastele ja naised ei ole emalikud, armastavad naised. Nad on need naised, kes on nagu valguse grupis, kes hüppavad sulle kõrri ja soovivad sind tuleriidal põlema panna. Minu taolisi põletati nõidade ajal ja need valguse inglid olid need põletajad, kes plaksutasid eesreas. Ja hingega inimesel on nüüd siin koha peal, keda kiusatakse taga ja ta lihtsalt ei suuda selles energias elada. Ole tugev, pea meeles, et on ka teisi hingega inimesi, iga 100 eestlane on see tõeline originaal hingega inimene ja kui tema aktiveerub, kõik hakkab muutuma. Ja kogu seda infot, mida ma räägin, tuleb muuta mantraks. Mantraks, sa pead seda mantraks muutma 1000 korda korrutama, seda rauda taguma. Ja see on mantra. Ja kui sa korrutad mantrat, siis ta hakkab kodeeruma maamunasse. Ja kui me kõik hakkame seda mantrat koos korrutama, siis the sound, the word hakkab realiseeruma ja kurjus ei suuda sellele vastu hakata. Sest kõigepealt tuleb the sound ja siis tuleb the light. Ja see on physics ja nii ta ongi. Kõigepealt on frequency, vibration ja siis from the frequency vibration toimuvad erinevad sounds ja see muutubki siis selleks erinevaks tõeliseks värviks. Tõelised värvid on punane, pruun, puupruun, looduse värvid, roheline, päikese kollane, mitte vale valgus, mis on kõik arkooni valgus. Nii et kui seostada ennast Eesti Oprah Winfrey, Ghislaine Maxwelliga, siis ma arvan, ei ole tegemist õige meediaga, kes hoolib inimestest, sest energiad muutuvad nii tõsiseks ja praktiliselt Eesti plats ongi varsti tühi. Vorstisööjad, kes on suur osa äkksurmadest ja kes on torgituid loomi täis.
siis on väga lihtne riiki üle võtta, sest kui torgitud loomadest täissöönud prussakast lahti saada, siis saab kõike teha. Metsad maha, Balti rail läbi, Eesti mineraalid välja. Ma ütlengi, plats puhtaks ja kahjuks EKRE esindajad, marketing esindajad nagu Brauerid ja nii ei saa aru sellest, et toimub dopamiini vabastamine, sest kui nõidade ajastus, Rooma ajastuses juba toimus kontrollitud opositsioon, et lihtsamalt riik üle võtta ja rajoonid, siis pidi pakkuma lahenduse rahvale. Ja nõidade ajastuses, kui rahvas hakkas vastu ja rahvas käis kokkutulekutel ja kõrtsis ja rääkis juttu ja nii edasi ja tegid plaane, siis pidi neile pakkuma lahenduse. Siin on see savior, siin on see päästja, et uskuge seda. Juba siis toimus kontrollitud opositsioon. Person-centered therapy, mida ma lõpetasin, on selline therapy, kui sa lased kliendil rääkida ennast tühjaks lihtsalt, sa lihtsalt kuulad teda. Vahel ei tohi sekkuda. Ja see on kõik dopamiini vabastamine. Ma lõpetasin just praktika, et olla registreeritud psühholoog. Person-centered therapy. Kuulad ja lased lihtsalt rääkida ja see ongi see metoodika, mida kasutab kontrollitud opositsioon. Person-centered therapy. Ja siis pärast seda rääkimist ei jõuagi miskit tegudeni. Tegudeni ei jõuagi. Räägid tühjaks, dopamiin on vabastatud ja siis ongi kõik. Siis on nii teine, see ongi healing, raviv metoodika. Et need esindajad ja poop media läbipaistev teevadki seda dopamine release metoodikat ja 50-50 mumbo jumbo bullshit tõde ja mitte millegini ei jõuagi. Räägitakse siin farmerite protestis, mis on kõik kontrollitud opositsioon, negatiivsed, positiivsed ioonid. Kui sa kontrollid mõlemad poolt, sa kontrollid maailma. Avatud Eesti fond George Soros rahastas Indias farmerite protesti ja I'm rarely wrong ja see on kõik tõsi. No farmers, no food protest, kõik George Soros. Täpselt samamoodi nagu I stand with Ukraine, BLM, Black Lives Matter, mis on kõik Jay-Z, Hillary Clinton. Eestis on siis need esindajad, on siis see tädi Ghislaine Maxwell meil or Oprah Winfrey võib-olla. Ja nii ta ongi, et Ukraina teemast ei iitsatata, natukene räägitakse Nursipalust ja sõjast ja nii. Aga otseselt ei öelda, et mis toimub Vabaduse väljakul selle suure lipuga, mis on kollane sinine. Et millal see nagu, nagu kelle idee see oli. Siin ongi tõsine asi ja vanglaplaneet ka siin. Vanglaplaneet, see on not good, see ei ole hea. Bullshit. Ja see Lucifer video, Luciferianism video, themed video, no okei. Themed, Luciferian themed video. Kus on see nüüd? Üks moment. Liiga palju infot on, kallid inimesed.
seal, okei, siis mul arvuti oli. So, you know, Lucifer ei ole saatan, kuulake seda videot ja Wikipedia muutis Eesti laevahuku ajad peale eelmine aasta seda etteaastat, kus me rääkisime Eesti laevahuku rituaalist 5555. Isegi aegu vahetati ajavahesid Washington DC State ja Eesti vahel, mis on 7 tundi. Ja kõik muudeti, kuna hakkas uurima ja liiga suur huvi tekkis Eesti rahva seas. Ja ajad muudeti ja siin on artikkel, ma nägin, et this is Luciferianism, you know, ja nemad ei ole ülemused, sest ülemused on öökull, kui vaata, kes on Selver, Hendrik Ilves ütleb, et öökull, noh, Silicon Valley, Bohemian Grove ja nende emme, öökull, nende emme. Et emme sünnipäev tuleb ja aega pole, kallid inimesed, ja siin tuleb moraalne otsus teha, sest tehnoloogia lindistab. Nii et tehnoloogia lindistab ja me peame moraalse otsuse võtma, sest see quantum surveillance lindistab hetkel kõigi otsuseid ja nad järgivad limiteeritud vaba tahte reegleid. Ja kui me teeme moraalsed otsused ja lõpetame selle nalja ära, sest vanad moodi enam ei saa elada, ja kui me ei tee moraalseid otsuseid, siis lihtsalt see vegan termin surutakse sinu lastele kurgust alla vägisi tulevikus, kui tuleb see fake kuldne ajastu. Aga kõigepealt tuleb likvideerida ju vorstisööja. Vanem generatsioonist tuleb lahti saada ja siis saab programmeerida uut generatsiooni. Ja mis vahe on torgitud veganil või koroonapettuse uskujasse, kes on torgitud loomi täis. Kokop, mis vahe seal on? Seal ei ole mingit vahet, nad on täpselt sama, tehnoloogiat täis ja lihtsalt vahe on, et kõigepealt likvideeritakse see lihaümardaja. Aga me ei tohi elada nii enam edasi, nagu on toimunud kõik need aastad ja me oleme oma pea pööranud sellele piinamisele, mis toimub Execo Farmis ja Türi Arkmas -23-ga. Moraalne otsus tuleb teha ja neil on tehnoloogia, et lindistada inimeste teadvusi ja kui nad näevad, et inimesed on ärkamas, siis nad tõmbavad oma jõud tagasi ennem kalendri lõppu. Loomulikult nad punnitavad ja püüavad kõigest jõust, et oma soovi saada. Nad ei teevad ükskõik mida oma emme jaoks. Emme sünnipäev tuleb, nemad kaitsevad seda täiel rindel, nad teevad ükskõik mida selle jaoks. Ja nüüd on asi nii, et see info ei jõua magajale kohale. See info ei jõua magajale kohale ja see on okei, sest see ei ole oluline, meil ei ole kõiki vaja, sest nemad on tehnoloogia all. Siin võib ükskõik mis toonis rääkida sellele magajale, kes ei kannata seda infot, ta leiab kogu aeg vea. Ta leiab kogu aeg vea selles jutus. Kaasa arvatud need SLAGS ajuloputus. See on kohutav. Et kõige olulisemad ongi siis iga 100, ma arvan, et kui saab see 8000, 5000 eestlast aktiveeritud, siis toimuvad suured muudatused. 5000, 8000 eestlast.
alla 10 000. Ennem kui me edasi liigume, ma tegin siukse pildi. Öeldakse, et kui sa tahad manifesteerida oma unistu, siis pead fake it till you make it. Teeskle, kuni see asi juhtub, teeskle, lihtsalt fake it. Ja ma unistasin, et võib-olla info saab ka nagu MSM, mainstream, tavameedia suurusena kogu see. Aga ma ei sobi lihtsalt sinna nende Ghislaine Maxwellide sekka. Vaadake, ma lihtsalt ei sobi sinna, kas pole? Ja ma arvan, et ma ei sobi oma infoga. Piinatud laste ehk loomade masstapmine Tapamaja riigis, Musta Kuubi hullumajas, täis neurolinguistics, sünteetiline telepaatia, allika, valguse, ajaliinide, inglid, käbinäärme, inglid. Ma lihtsalt ei sobi selle infoga, aga see ei ole hullu. Me keskendume nende hingega inimeste jaoks. Siin on, mis ma leidsin eelmisest aastast saati eesmärk 55. Ja see on kõik selle kliimamuutusega seoses 5-5. Oh, what a surprise, wow. What a fucking surprise, 55, wow. Eesmärk 55, sihtide õigeaegseks elluviimiseks selgub teisipäeval Keskkonnaministeeriumi avaldatud andmetest. Eesmärk 55 näeb ette vähendada 2030 aastaks Euroopa Liidu kasvuhoone gaaside heitekoguseid vähemalt 55% võrreldes 2005 aastaga. Praegused andmed näitavad, et me ei ole jõudmas 2030 aasta eesmärkideni. Muideks neil on nüüd agenda 2050 tehtud. Interesting. Inglise keele loengus ma lisan selle. See ongi see point, et nagu pisikesed inimteenerid, Brauerid peavad aru saama, et inimene on carbon, on süsinik. Ei ole lehmapeer, ei ole farmerid. Inimesest tuleb lahti saada, kriips peale torgitud loomadega. Inimene on see süsinik, mida tuleb vähendada, aga kuidas sa seletad seda valguse ja müstika uurijatele, kes lapsi söövad ja ei küsi õigeid küsimusi, sest aktiveerinud käbinäärmega inimene küsib hoopis teistsuguseid küsimusi kui fluoriidi peldikuvee lukus käbinäärmega inimene. Kui me näitaksime Elvis Brauerile videot, kuidas droon lendab üle mega piimabaasist ja pealkiri on Bill Gates plaanib farmereid lukku panna. Tema esimene reaktsioon oleks appi. Bill Gates plaanib kõik farmerid ja kõik kinni panna. Aga aktiveerunud käbinäärmega inimene küsiks, what the fuck on need baasid, kus on tuhanded lapsed lukus? Mis asjad need baasid on? Droon lendab 5 minutit üle mingite laudahoonete ja inimene paanitseb, et pannakse ära muretse, putukaid ei pane teid keegi sööma, sest poed on laipu täis ja süsinikule carbon tuleb vähendada ehk inimest ja talle tuleb lõplik kriips peale panna emme sünnipäevaks. Ma räägin ka
mul on natukene kahju, et ma ütlesin oma tunnistaja videos, et armastatud venelase kraanivett. Tegelikult ma ei ole anti-Venemaa, ma ei ole anti-Venemaa, see tuli valesti välja. Ma tahtsin öelda vihatud venelase WC vett, mis tuleb Tallinna joogikraaniveest, et see tuli valesti välja. Et väga suur vahe on aktiveerunud käbinäärme inimese küsimustel ja deactivated käbinäärme inimese küsimustel. Ja see tehnoloogia, mis toimub, ongi nii, et sa võid ükskõik mis toonis rääkida. Aga see Humpty Dumpty, Slimming World, piimavalgu narkomaan ja üldse see inimene, kes ei suuda midagi registreerida, see zombi, ta leiab minu taolise toonil kogu aeg probleemi, kogu aeg on probleem. Ei loe, mis toonis ma räägin, oi, ta on liiga kuri, liiga vastik. See video, ma kordan, on hingega eestlasele, kes on piinatud selle piinaenergia väljas ja talle tuleb öelda, et ole tugev, pea vastu ja hakkame seda mantrat tegema. Seda infomantrat ja seda mantrat korrutama kuni tähtpäevani ja energiaid puhastama ja muutma ja moraalseid otsuseid tegema, nii et me ei lähe sellesse fake kuldsesse ajastusse. Sest kui toimub see maailmne tehnoloogia levitamine, tekitamine ja kasutamine hetkel, siis loomulikult neil on vaja ligipääsu emakese Venemaale ligipääsu, et oma baasid püsti panna seal, sest kui sa tahad kogu maailmas planeedist, mitte Lamemaa planeedist, sest teisel pool maakerale ei tohi minna, siis ma ütlen ka kohe, miks ei tohi minna. Siis on vaja Venemaale ligi saada, et muuta kogu see planeet täiesti arvuti Matrix Arcanic Grid süsteemiks. Ja kui sul jääb välja selline riik, mis on nii suur ja sul ei ole kontrolli selle üle, siis tuleb siin sundviisiliselt minna. Sundviisiliselt peab minema sinna riiki, siis ja aeg tiksub. Nii et kui Ukraina liitub NATO-ga, siis minnakse lihtsalt sundviisiliselt, aga me peame moraalse otsuse tegema ennem seda. Me peame moraalse otsuse tegema ja Venemaa ei tee koostööd nendega, siis see lihtsalt on nii. See lihtsalt on nii. Nemad ei ole osa sellest WEF süsteemist. Neil on vaja kogu planeeti selle singularity quantum süsteemi alla saada. Mis siis toimub? Räägime asjast. Nii, siin on pisikesed videod, mida ma tahtsin näidata, sest Telegram Poop Media väidab, et ma olen lame. Tuuma ei ole, nukleus puudub nokumaha ja ei olegi sugu, ei meaningless. See on kõik AI tehnoloogia. Sarnane kui valeallika uskumine. Väga ohtlik. See on väga sarnane God's Voice tehnoloogiaga. God's Voice tehnoloogia oli neurolinguistics, synthetic telepathy, mida süstiti mõtetesse, et neid allutada similar, MK Ultra on teissugune, mis Anu Saagim arvatavasti on, ta elu on laenatud. Aga God's Voice technology on valeallikas, kõik selline Lamemaa, see on tõsine
governmental mind control tehnoloogia, synthetic telepathy, teatud uskumuste ja infoga, God's voice technology. Ma ise seda terminit eriti ei kasuta, aga ma kasutan ja synthetic telepathy, sünteetiline telepaatia, neurolinguistics ja covert electronic harassment, elektrooniline harassment alla kuulub ka see tegelikult. Ja ma ei ole lame ja siin on miks on teine poolsus maakeral keelatud maa, vaatame seda videot, siin on Eesti president räägib. Teine pool Antarktika maamuna on keelatud maa. See on keelatud koht, kuhu minna ja sinna tulid esimesed inimesed, millest ma räägin. Ja võib-olla räägin pikemalt Alfeka planet ja C constellation, C constellation. And this was also testing. My favorite signature though came from Antarctica. And this was also testing the rapidity of the new satellite generation connection. Will it time out or will it not time out? Luckily, it didn't. So decorations could be awarded to Estonians in February. On the other hand, it's very much for privacy. Yeah. For example, if you want to apply for social support, you don't want in Estonia your neighbor to know it. So obviously doing it online guarantees you more privacy. This, by the way, holds today. But if asked from me, and it is very often asked, why Estonia? My answer is precisely what you said. Estonia is not divided into public and private. It never has been. In labor market, anywhere else. This is the sole and single biggest reason. We never thought, because this is done in private sector, it's not done in public sector, when it all started to happen. We simply did it because technology was available. It's not divided into public and private sector. Just the technology was available and the genius Estonian Hendrik Project Hämelad 68, kes, mis on Venemaa vastane projekt, nemad lihtsalt, tehnoloogia oli lihtsalt seal õhus ja võeti ja kasutati inimeste heaks. Vot kui huvitav. Kahjuks is just divided into a private sector. There is no public sector. There is no public action. Yeah, there is no public voice. There is diddly squat. Excuse my motherfucking Irish. Ja siin on järgnev video. Alar Karis, Latitude CEO Alar Karis, Latitude 59 projekt CEO, tema on CEO for that. 59, vaadake, kes on Selver ja saate aru, millest ma räägin, minu muu materjal 5-9 maailm. It's not, right? So seal toimub tõeline sõda ja this is very clear. See video emailisin endale eelmine aasta. Ma olen tahtnud rääkida nendest asjadest, aga lihtsalt ei ole võimalik. Kogu aeg midagi juhtub, räägime nüüd. Sea ice or changing pattern of winds and ocean streams also amplifies the changes in the rest of the world. Catastrophic drought in East Africa, record low water levels in Europe, apocalyptic floods in Pakistan, and rain in Greenland, to name a few, should really bring home the understanding that climate change is escalating rapidly. Climate change, Arctic Circle, NATO and Arctic Circle. Kohe jõuame jutuni. Russia on the reason, on põhjus. I have to touch upon three important aspects regarding the Arctic and the relevant actors who are involved. First, the human security concerning the future of humankind and why it's important to
do not question the goals of COP26. Secondly, what Estonia offers to the Arctic region. And last but not least, the hard security, how the Russia's war of aggression in Ukraine is affecting the Arctic. Ladies and gentlemen, we must have the Arctic as much as we can. Inimene ei suuda isegi rääkida. See inimteener ei suuda isegi väljendada. Nad isegi ei näe vaeva enam, keda nad palkavad. To gather most north to Estonia is a country with the northernmost capital below the Arctic circle. We are directly affected by the developments in the Arctic. Hence, we want to and need to contribute to the sustainable development of the region. The Arctic is close to us geographically. Wrangel Kozel Montol is the R&D of ocean monitoring technology. The service is based on the Earth observation, ice coverage, and to the member states of the Arctic. But the Arctic is in our DNA. Finno-Ugric roots unite Estonia with the indigenous people of the Siberian Arctic. We have dedicated ourselves for many decades to preserve roots of Finno-Ugric studies, and the largest genetic database of Siberian people is stored in Estonia. It is also important. Stored in Estonia, largest database of indigenous Siberians. Siis ta räägib edasi Venemaast järsku. Excellencies, ladies and gentlemen. My final thoughts will be on Russia's war of aggression and how it impacts the Arctic region. We believe that it is in everyone's interest to maintain the Arctic as low-tension area where international law is upheld and peaceful scientific interests prevail. Unfortunately, we witnessed that the situation is changing and we must be prepared for unexpected developments. Recent destructive sabotage of the Nord Stream is a proof of that. Geopolitics in the Arctic is changing and we have one clearly aggressive actor in this region. Therefore, we must not only think of climate and environment when we talk about the region, but also diplomacy and deterrence. In the Arctic, the consequences of Russia's aggression Ikka räägib Venemaast. have hit the hardest scientists, activists, and indigenous people who work depends on the cross-border be reflected in our future cooperation with Russia. Russia has alienated itself from the international norms and agreed terms. Ladies and gentlemen, respecting the privileged position of Arctic states, Estonia strongly believes that Arctic cooperation is about inclusivity and diversity. Only this way we can reach good solutions that resonate globally. And this change must be reflected in our future cooperation with Russia. Russia has alienated itself from the international people who work depends on the cross-border access. The democratic community must rethink its relationship with Russia. We cannot go back to the day before the war and continue as nothing has changed. Everything has changed. Everything has changed. That's it. Loomulikult Digital Archives, vaatame nüüd. Vaatame, mis on Eesti tulevik 2025 ja Ukraina sõda.
Seven of Wands. Eight of Pentacles reversed. Two. Läheb madinaks. Võitlus. Kui korrutada seda infot mantrana, mis on tulemus? Kui rääkida laste piinamisest mantrana, mis on tulemus? Tõde, tõde. Inevitable. See 8 Wands tuleb ümber pöörata. Seiskumine periood oleks läbi, aga siin tuleb, siin on täiesti õhus on asi, 8 of Wands, sest 8 of Wands on stagnation periood on over ja edasi liikumine. Aga siin on see tagurpidi. Mis on Eesti tulevik? Saab karma puhastatud või saa? Six of Wands. Järsku stagnation saab lõppema ja toimub edasiliikumine tõsise jõuga. That's amazing, I like it. Võit, victory ja info vastuvõtmine rahva poolt. Kõige lootusetute inimeste aktiveerumine mõjuvõimsate positsioonidel, kõige lootusematud materiaalsed inimesed aktiveeruvad ja nii ongi, see ongi, mis mulle näidatud. Lootusetud hinged, kes tunduvad täielikud magajad, aktiveeruvad viimasel hetkel ja panevad Muhammad Ali vasakhaagi vaenlasele. Panevad paugu ära ja nii ongi. Öeldi mulle, mis mõte on nendel videodel. See ongi see mõte. See ongi see mõte, et viimasel hetkel aktiveeruvad need, kes on peidus. Teatud hinged peavad peitma ennast, sest neil on liiga suur mõjuvõim. Ja kui nad aktiveeruvad, nad panevad selle Muhammad Ali taolise vasakhaagi ära. Just kui see pomm läheb 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
aga asi tundub lootusetu, kui vaatad taeva poole vereraku pilvi. Ja see Seven of Wands, kaklus, Eight of Pentacles, täielik lootusetud kaardid. Eight of Wands, not good. Aga siis 4, see outcome. To clarify this, see on nii 50-50. It's sinking. Ennem peab lõppema, kui saab tulla victory. Kõik peab minema. Kõik. Peab kõike kaotama. Let the tower fall, nagu nüüd ütlevad taromaailmas. Las sein kukub. Exhaustion, 4 swords, the background. See on juba nii. See on juba. I'll tell you man, asi on ikka nii 50-50. Joy upside down. Yeah, väga ei ole hea. It's not good. Not good at all hetkel. Outcome. Ma loodan, et that's not the outcome. Vajadusi. Vajadused ei ole met. Need ei ole vajadused. See on karma. Siin tulebki nüüd. See on karma. Vajadusse vajaka jäämine. Needs are not met. Yeah, the ox. The ox. Bull on outcome. Kaos. Ja jõud läbi murda. Võitlus. Joy needs not met. Yeah, the ox. Basically same as this. Mörtlaks. Really mörtlaks? Sisemine võitlus. Ma oleksin tahtnud näha Nine of Wands. Final push, aga ei, sest liiga palju on tööd vaja teha rahval. It's a final push, siin on nii. Kui esimene petitsioon sai 210 allkirja, ainult kriitika, aga rahvale ei jõudnud kohale. Mida see näitas kogu see nähtamatute loomade kampaania? See paljastas inimeste hullust. Aga kõiki ei olegi vaja. See paljastas seda, me oleme ümber piiratud magajate poolt. Me oleme ümber piiratud vereraku sõltuvuses inim 2 loomingute poolt. Need on inimene 2, kes tulid
juba ammu portaalidest. Need ei ole inimesed. Need ei ole inimesed. Väga huvitav. Me jätkame kindlasti seda. Ma tahan nüüd näidata viimast osa sellel jutuajamisel. See on kohutav. Ühtegi protesti pole toimunud. Vaatame nüüd. Nüüd läheb. Vaatame seda nüüd. Markus Ansberg. Aastat tagasi kadus Võrust Markus ja tema lugu on siiani täiesti lahenduseta. Sosistab küll vaata, et see on see kadunud Markuse ema. Nüüd on Markuse ema esmakordselt erakordse avameelsusega valmis rääkima kõigest. Milliste tulemusteni jõudsid politsei, vabatahtlikud otsijad ja Eesti kõige tuntumad selgeltnägijad. Uus dokuprojekt Kuhu nad kadusid. Esimene osa Võru Markuse lugu juba neljapäeva õhtul kell 20.00. Kohe pärast 7 3. Kuulame nüüd. Keegi. Ma saan aru inimestel on oma tegemis, aga ta paistis välja nagu 12. Ta oleks nagu seda... Siis väidetavalt oli seal ilma sõnagi lausumata ära tulnud. Väga hästi teada. Nii palju ma usun, et keegi teab midagi. Ja see oligi viimane kõne. Ja pärast me nägime ainult kaamerast, kuidas ta lihtsalt sihitult kõndis neid kõrvaltänavaid. Ja ta lihtsalt kõndis sihitult, ta kõndis oma üürikorterist mööda. Ja mis alusel? Et see ongi see, mis mind nagu väga vaevab. Kuhu, kui kaua ja miks Markus niimoodi lonkis, pole teada. Sest 6 aastat tagasi polnud Võru linnas veel pooltki nii palju kaameraid kui täna. Igatahes sellele peole Osula külas, kus pidutses tema eks-tüdruksõber, noormees ei jõudnud. Nende aastate jooksul on ema Maarika peast läbi käinud must miljon oletust, kuid kinni haarata pole endiselt mitte millestki. Ma olen kogu aeg seda mõelnud, kui ta oleks läinud ja temaga oleks juhtunud mingi õnnetus, ta oleks kuhugi kukkunud, kuskile jäänud, kukkunud vette. Ta oleks pidanud välja tulema. Ta oleks pidanud leitama, sest me elame selles suhtes nii heas kohas, et meil on siin seene, marja, metsad, ümbruses inimesed müttavad. Meil on sõdurid, kes teevad siin oma õppusi, käivad siin ringi. Kus kohas? Nii loogika kui ka ema süda tahtis uskuda, et keegi pidi ju ometi midagi tollel ööl nägema. Keegi pidi midagigi märkama. Sest tegelikult me ju ei tea siiamaani, kuhu suunda ta läks. Oli ainult üks poiss, kes ütles, et ta tuli Olerexis söömast ja ta siin Jalatsi vabriku juures sõitis nagu mööda ja tundis Markus ära. Tema oli ainukene inimene terve Võru linna peal, kes tundis Markus ära, kusjuures seal klubi Tartust vaadates neid pilte, seal seisid inimesi väljas, kui Markus sealt mööda läks. Keegi. Ma saan aru inimestel on oma tegemis, aga ta paistis välja nagu 12. Ta oleks nagu seda, ta oleks pidanud nagu natuke tähelepanu äratama, aga uurija muidugi ütles sellest loogiliselt, et inimesed ei taha pahandust. Siiski polnud mitte ühtegi kindlat niidiotsa, mis oleks andnud usaldusväärselt kätte suuna või piirkonna, kust Markust otsida. Vihjeid ja võimalikke seoseid tuli äkitselt tuhandeid. Meil on öeldud kogu aeg, et nii suurte mastaapidega nagu Markust on otsitud, ei ole mitte kedagi otsitud. Ja kui me ei ole leidnud, siis mul tekib selline tunne, et see võib olema keegi, kes seda aitas kaasa. Ma ei räägi üldse, et see pidi olema mingi vägivaldne planeeritud, aga nagu ma üritasin uurijale ka öelda, aga äkki sõitis talle keegi otsa, kui ta seal sihitult kõndis.
Äkki ajas ta keegi alla, ehmatas ära, viskas peale, viis kuhugi. Uurid, tavaline, no ei hakka keegi sul seal mingit laipa tassima. Ütlesin, et see on sinu arvamus, sa ei tea, mis inimeste peas toimub. Või teine laks on see, et hääletas. No võib-olla üks versioon, mis on, võib-olla ta tõesti see, kuna tal see niinimetatud ekstüdruksõber oli seal peol Osulas, võib-olla ta otsustas, et ta lähebki Osulasse. Võib-olla läheb häälega. No võib-olla hakkaski minema, võib-olla hääletas, võib-olla keegi isegi võttis peale, lasi lihtsalt suvalises metsas maha, sest ta ei osanud võib-olla öelda, kuhu ta minna tahab. Ja sinna ta jäi, keegi ei tule sulle ju tunnistama seda. Keegi ei julge enam tunnistada. Seni pole ükski versioon leidnud vähimatki kinnitust, kuid ema Marika süda ütleb, et tema poja kadumise põhjus on siiski kellelegi väga hästi teada. Nii palju ma usun, et keegi teab midagi. Markuse kadumise järel kumises kogu Võru mõistmatuses ja segaduses. Äkitselt tundus see väikelinn nii põhjatu ja ohtlik. Aga milliseid pingutusi tegi ema Marika omal käel, et poeg üles leida? Kui teravaks kiskusid suhted Marika ja politsei vahel? Ning mida oli selle kõige kohta öelda Eesti tuntuimatel selgeltnägijatel? See selgub juba pärast pausi. King of Wands reversed. Justice, õiglus tagurpidi, Fool tagurpidi. Ma ei ole veel üles laadinud, aga John Wedger, minu sõber, Scotland Yard police officer, keda vallandati, kui ta hakkas laste kadumisi uurima. Ta oli era-uurija, detective, I guess, Scotland Yard police officer, mul on mitu tundi intervjuusid temaga. Kui tema hakkas huvi tundma ja ta läks oma ülemuse juurde, siis ta ülemus tegi nii. Sa ei küsi selliseid küsimusi. Sa ei lähe sinna, John. Ja kuna on tegemist inimteenritega üle Eesti riigi ja üle maailma, siis loomulikult neile öeldakse, ole vakka. Sa ei küsi midagi. Jumal teab seal, mis seal veel juhtunud on tagaplaanil ja kui palju neid inimesi, kes hakkas uurima, ohtu seatud ja enda oma töösid kaotanud ja siin ja Five of Swords tuleb nüüd sellest jutu ajamisest siin. Sellest nüüd tuleb Five of Swords, nii et ma loodan, et omakesed ei ole vihased. Aga keegi teine poop media ja keegi viitsi rääkida küla laste kadumisest, neid lapsi on nii palju. Neid lapsi on palju, ma otsin pildid. Kõik piirid peaks kinni panema ja SOS olukorra kuulutama riigis. Ja protestid toimuvad automaksude üle oma materiaalse hüvade pärast, kus inimesed peaksid minema parlamendi ette ja välja rebima draakulad seal parlamendi hoonetest. Need draakulad, kes organiseerivad neid, see oli organiseeritud. Väga lihtne on teha videoteipe, kui ta kõndis Võru Tartu klubis, mis on Vabaduse platsi juures, mis on kohutav vabamüürlaste ekspose, Alice in Wonderland peale Estonia laeva hukku. See on kohutav. See on kohutav. Et protesti selliste asjade nimel ei tehta. Video jätkub.
video jätkub, kallid inimesed, mis ma tahtsin öelda on vahepeal teip läks välja, aga küsimus, mida ma küsisin, oli kas oli vahele sekkumine ja oli see organiseeritud ja ma ütlen kohe ära, et Nine of Wands reversed ei ole kunagi hea enne, sest Nine of Wands, mul on väga palju kokkujuhtumeid olnud Nine of Wandsiga isiklikus elus. Upright, see esindab the final fight, the final push ja kui keegi on seal ümber pööranud, see tähendab seda, et info oli blokeeritud ja manipuleeritud. Clarifier oli Six of Wands, Swords, reversed, ohu vältimine, ohu mitte vältimine. Ma tõesti vabandan, aga siin oli täielik dokumentidest kuni videodeni manipuleerimine toimus. Ja see toimus kohalikus. See oli juba nagu ennem organiseeritud. Kuigi inimene läks peole ja ta võttis napsu seal väidetavalt. Mis siis? 12 ja paljud 12 aastat on võtnud Eestis napsu. See on napsuriik. Aga need jalutuskäigu videod olid lausa tekitatud ja organiseeritud, et tähelepanu ja keskendumist kõrvale pöörata ja segadust tekitada meelega. Ja siis järsku teip jooksis välja ja enam ei näinudki, kuhu poiss jalutas. See, kuulge, kallid inimesed, te teete nalja või? Kui ei võta lindi peale inimest see paralleel tänava kaamera, siis võtab võib-olla järgnev paralleel tänava kaamera. Ja kui võtab too paralleel kaamera, siis võtab kolmas paralleel kaamera. Ja kui ei võta kolmas, siis võtab neljas. Ja kui ei võta neljas, siis võtab 5 paralleel kaamera või 6. Ja kui on park ja kui toimus selline otsing ja ei leitud, inimene kõndis, järsku tema jalutuskäik lõppes ja kaamera Epstein case läks välja. Ja ma olen juba siin paar kaardi saanud juba selle jutuajamise osas, mis hakkab see kaos tuleb. Ja ma olen ette valmistanud, ei ole hullu. Minul ega minu kiisudel, believe it or not. Meil on sääsepere, aga see ei ole naljakas. Siin toimus a very well coordinated situation. Ja see. Võimatu oli ohtu mitte vältida tal, sest kui ta oleks olnud võimalik ohtu vältida Markusel, siis oleks olnud upright, reverse tähendab, seal oli kõik cover up. A total fucking cover up going on. Tal ei olnudki, it was a dead end.
Total dead end, ei olnud võimalik vältida. Tal ei olnud võimalik olla see naine, kes vaatas seda ohupaati ära minemas kaugelt. See pöörati ümber. There was no chance. Nii et ma ei tea, mis need selged nägijad seal rääkisid, aga vabandust väga. Humpty Dumpty, Slimming World selged nägijad ei loe. Humpty Dumpty's everywhere. Humpty Dumpty's everywhere. Failid, kadusid, kaamerad, lindid. Humpty Dumpty's, neil ei ole IQ-d adminnidel isegi, et midagi sulle selgeks teha lapsevanemana. Humpty Dumpty's everywhere. Sepsis, surm haiglas. Humpty Dumpty, aga mulle anti ju käsud kätte. Mina ei tea midagi. No liability insurance. The Wheel of Fortune upside down, see oli täiesti. Ja ta läks kaduma 23. oktoober 2015. Paar päeva hiljem oli Hillary Clinton sünnipäev. Hamilton, Project Hamilton 68, mis on 23. oktoober 2015, 2 + 3. 5, 1, 6, 8, 9, 14, 5. Miks ta võeti? Sest tal oli õige vanus ja õige pere background. Tal oli see vanusegrupp, mida oli vaja. Olid tal võimed. Kõigil lastel on võimed. Neil on see puhas karma. Ja see vanus on just see viimane etapp sellel puhtal karmal. Oli vaja piisavalt vana inimest. Hermit tuli, hermit. Tema hing on hermit now. Tema hing on hermit. Puhkab. Not good.
ja paljud inimesed, nende elud hävitati selle case'iga, kes olid töölised ja teadsid rohkem. Neile öeldi ole vakka. Väga suur energeetiline muudatus toimus ka. Lõuna-Eestis pärast seda tekkisid mastid iga nuka peal, 5G mastid. Võru ei olnud enam Võru, see puhas, ilus Haanja, Kubja, Männimetsad. Mustad pilved tulid üle riigi, üle linna. Kõik muutus tänu rahva karmale. Ja tekitati meelega täielikku info manipulatsiooni ja segadust ja kaasati kõiki otsingusse näidata. Aga see level, kuidas dokumente, videosid ja kõike manipuleeriti, see oli väga-väga halb. Väga halb. Ja seal olid, kes on Selver. Ja ongi nii ongi, sest me nüüd jõuame tagasi selle quantum tehnoloogia juurde, kus mina tegelesin asjaga, mida ainult mina teadsin. Ja 3. päeval tuli punkti pealt must auto kohale. Nii kui me kombineerime nüüd siin tehnoloogia juttu, Eesti presidendid räägivad, tehnoloogia on olemas, aga tehnoloogiat pole olemas, kui on vaja leida kadunuid lapsi. Et kui must auto tuli kohale sinna, kus mina ainult teadsin, nad oleks võinud minuga likvideerida too hetkel, nad ei saanud. Miss Sepsis, no. Me ei saa puudutada, ta nimi on Miss Sepsis. Nii et sellest tuleb rääkida, sest need kadunud külalapsed, kellest keegi ei hooli, neid proteste ei soovi keegi teha, aga need on protestid, mida peaks just tegema. Sest keegi ei seisa nende vanemate eest välja. Ja me peame hakkama selle riigi energiaid puhastama, sest kui me tarbime teisi lõpmatuseni, nagu toimub Türi Arkmas ja Ekseko, siis toimuvad sellised asjad. Aga loomulikult on mingisugune blokk pandud nendele tegevustele ja nii nahaalselt ei lähe enam inimesed kaduma. Nagu ma ütlesin ennist, minu peale pole mõtet vihane olla, sest ma usun, kui keegi teine rohkem kohaliku välimusega, ma olen Võru inimene muideks, ma elasin Pikal tänaval piimakombinaadi vastas, käisin Kreutzoldi koolis 4. klassini. Aga lõpetuseks me peame hakkama mantrana seda infot rääkima ja tegin pooleks paki, tuli Ace of Pentacles ja see on võit, kui me hakkame rääkima piinatud lastest. 365 päeva toimuvad appikarjad Ekseko farmis betoonil olevate laste, piinatud laste poolt. Türi Arkmas -23 kraadi piinamine toimub. Nemad on lapsed. Vaadake mu teisi videosid, te saate aru, miks nad lapsed on. Ja lase naine enda deck. See võit on lähedal, kui me võtame ennast kokku. Ma luban teile, kui me hakkame seda infot rääkima mantrana ja kõik minevikus halvad asjad kustutatakse ja
selliseid asju enam ei juhtu. Ja me suudame need negatiivsed kogemused muuta positiivseteks ja vältida selliste asjade juhtumist ja välja seista teiste laste ees, keda me peame ka omaks pidama. Sest me peame muutuma meesteks, naisteks, emadeks, isadeks, kõigile lastele ja hakkama vältima selliseid asju ja me peame muutma Eesti riiki ja maailma õigete moraalsete otsustega. Ma luban teile, tulge tagasi, ma loodan, et ma räägin edasi nendel teemadel, kui mul lastakse.